Siin ei ole midagi võrrelda. See on aasta 90. Tere kõigile, Marko siinpool. Ja kui ma varemalt olen siin teinud Telia HBO kohta mitu videot ja öelnud, et see pole kõige parem teenus, siis nüüd vaatame neid teenuseid, mida ma olen rohkem kiitnud, nagu Amazon Prime ja Netflix. Vaatame neid teenuseid lähemalt ja miks ma leian, et need on paremad. Esimeseks võtsin lahti Amazon Prime'i, mis on siis, ütleme nii, et tema valik on oluliselt väiksem kui Netflixil. Siin on siis, saab valida, mis sa vaatad, eks ole, menüüde kaupa, et mis sorti tahad. Komöödia, draama, venekeelse audioga, subtitritega, parimad, originaalsaated ja nii edasi. Võtame filmilisti lahti. Filmid samamoodi. Valik on, ütleme siin, viimase aastaga on valik ka Amazonis tunduvalt paranenud, et algus oli päris pisikene valik. Aga nad on üsna kiirelt seda siin edasi arendanud paari aastaga, et laiendanud seda tunduvalt paremaks seda filmide ja seriaalide valikut. Ja nad samamoodi nagu Netflix toodavad ise seriaale. Ja muidugi ka HBO toodab ise seriaale. Filme, värke, samamoodi palju ja uusi ja ka vanemaid tuntud filme minu meelest parem valik, kui on HBO-s. Et see menüüde ülesehitus on tunduvalt parem. Ja ega siin polegi muud. Parem menüü, paremad saated, paremad seriaalid, paremad filmid. Minu jaoks see nii on Amazon Prime'i võrdluses siis Telia HBO-ga. Ja nüüd, kui järgmisena vaatame Netflixi, täpselt sama lugu. Menüü ülesehitus, kõik see on oluliselt parem. Nüüd oleme juba Netflixi menüüs ja tohutult saateid, filme, seriaale. Siin on valik nii suur, et kui see menüü ei oleks selline mugavalt hallatav ja kergelt otsitav, siis põhimõtteliselt ei leiakski mitte midagi üles. Ja see on selle tõesti ülesehitus. Siin ei ole nagu mitte midagi võrrelda Teliaga. Mitte midagi pole võrrelda. Nagu näete, väga mugav. Mul on siin veel nagu nii-öelda hiire eest on see pult, et saan niimoodi klõpsida siin neid valida, näiteks TV-show'd. Ja nüüd lükkan lihtsalt rullikut allapoole või võin ka klõpsida. Väga mugav tõesti, ei ole nagu midagi öelda. Filmid, valik, tohutult parem, tohutult suurem valik. Eks see headus ehk paremus on vaataja silmades, aga valiku suurus loob ikkagi eeldused, et sul on midagi rohkem vaadata. Ja siin ei ole Eesti HBO-l küll mitte midagi vastu panna Netflixile. Netflixi ja Amazon Prime'i puudus võrreldes Telia HBO-ga on loomulikult eestikeelsete subtitrite puudumine. Telial on need olemas, Netflixil ja Amazonil ei ole. Ja ega sinna polegi midagi teha. Paneme siin mõne käima. Nagu näete, kiri on ingliskeelne subtiiter. Ei ole midagi teha. Kui te saate inglise keelest aru, kas siis lugedes või kuulates või mõlemad kokku tehes, siis on igal juhul on Netflixist tunduvalt rohkem filme ja seriaale vaadata. Siin minu jaoks ei ole küll see Eesti Telia HBO mitte mingi konkurent üleüldse, sest mind see eestikeelne subtiiter ei huvita ja arvestades, kui halva kvaliteediga Telia neid subtiitreid näitab, siis ma lihtsalt ei vaatagi neid. Ma loodan, et kui ma tahan vaadata, et ma saan selle subtiitri üldse ära keelata. Mitte, et ma pean valima kas Eesti või vene subtiitri. Ma siiralt loodan, aga ma kahtlen, et see võimalus on muidugi. Võib-olla on, ma ei ole seda üldse viitsin näppima hakatagi. Ja olemegi Telia HBO menüüs, mis on siis Telia puldiga opereeritav. Kui te nüüd vaatate disaini vahet, siin ei ole midagi võrrelda. See on aasta 90. See disain on aasta 90. Ma usun, et tegelikult HBO-l on oluliselt parem disain tegelikult olemas, aga ilmselt Telia ei suutnud nagu hoida ennast tagasi. Ja tegi siis paar kandilist kasti ja pani siia filmid ritta, et ma ei tea. Ma arvan, et igaüks saaks aru, et kui sa siit vajutad, siis kasti peal liigub midagi.
et ega siin nagu mingi muu teema ei saanud olla, ma ei kujuta ette, et see näeb nii kole välja. Pluss kõik need, mis need siis on, eelvaade, ma ei tea, selle kvaliteet on alla igasugust arvestust. Kui okei, see seriaal või film on küll full HD, siis see eelvaate aken on nii ruuduline, kui vähegi annab. Ma ei tea, tehke siis korralik eelvaade ka, kui muud ei suuda, siis pange vähemalt korralikum pilt. No, jälle hakkasin Teliat siin kiruma. No, mis ma taas kirun? Eks inimesed püüavad. Tubli. Aga ei meeldi mulle see menüü ja ei meeldi mulle see eestikeelsed subtiitrid. Nende kvaliteet mulle ka üldse ei meeldi. Võime seda veel kord vaadata. Ja vaatan veel korra siis seda Telia minu nii-öelda palju kirjutatud subtiitrit. Nii, paus. Ma ei tea, kas ma eelmise video tegin ja ma nägin, et tegelikult kui vaadata arvutist või telefonist või mis iganes seda YouTube'i videot, mis ma tegin, siis tegelikult ei ole näha selle kvaliteedi erinevus. No natukene, aga mitte eriti. No, siin Telial, ma ütlen veel kord, on mingisugune must raam ümber ja need on väga laiali valguvad tähed. Et noh, ma arvan, et siin on idee selles, et kui minna 5 meetri kaugusele ja vaadata 32 tollisest telerist, siis need subtiitrid võib-olla muutuvad selgeks, kuna lihtsalt oled nii kaugel. Aga seal, kus tänapäeval televiisorit vaadatakse selliselt kauguselt, no need subtiitrid ei kõlba lihtsalt. Kahju, siiralt kahju. Aga nüüd lülitame tagasi Netflixi peale. Okei, see käib siit. Need subtiitrid on selgemad, midagi ei ole teha. Need on konkreetsed ja selged subtiitrid. Ma tõesti heidan seda Teliale ette, no sügavalt heidan ette, et see on ainuke asi, mida neil on vaja teha. Tehke korralikult subtiitrit eestlaste jaoks, sest seda ju eestlased loevad. No, mida on hea, mõnus, ükskõik, vaatad sa siit meetri kauguselt või vaatad sa 2 või 4 meetri kauguselt, ikka subtiiter jääb sama heaks. Mis ma siis soovin nüüd öelda selle Netflixi kohta? Nagu ma ütlesin, minu jaoks on see kõvasti parem, kui on Telia HBO. Jah, How It Ends on siin selline huvitav pealkiri mul ette jäänud. Jah, ei tea, kuidas see lõpeb. Noh, selge see, et Telia oma teenust pakub. Jumal tänatud, et ta pakub. Tehke subtiiter korda. Tehke see korda. Näidake eestlastele normaalset subtiitrit ja tõesti, sealt on ikkagi ühte koma teist vaadata neil, kes ei saa inglise keelest aru. Ja see on tõesti suur asi, ma olen sellega väga rahul, et see tehti Telia poolt, aga tehke oma menüü korda normaalseks, ilusaks, tänapäevaseks, subtiiter korda, ennem subtiiter ja siis need menüüd, eks ole, niipidi oleks vaja teha ikkagi. Aga kes oskab inglise keelt? Mitte midagi ei ole sellel HBO-l vastu panna. Mitte midagi. Eestis Netflix on oluliselt suurem. Oluliselt suurem, oluliselt parem. Valik on suurem ja seetõttu on ka võimalik leida endale huvitavamaid, paremaid seriaale, mida vaadata. Ja ega mul ei olegi siin palju lisada. Hea menüü, ilus, tänapäevane, mugav kasutada, tohutu valik. Need on Netflixi plussid. Netflixis saab samamoodi 6 aega tasuta proovida, et soovitan tõesti. Kui te kahtlete oma inglise keele oskuses, siis sellest ei ole mitte midagi. Võite proovida 6 aega, nii nagu HBO-dki. Ja Amazon Prime samamoodi on minu meelest 6 aega tasuta esimene kuu. Et jah, Amazon Prime on tõesti väiksem ja valik on väiksem. Inglise keelest aru saate, siis pole küsimust. Netflix, Amazon iga kell võrreldes HBO-ga Eestis. Nii see minu jaoks on. Kuidas teie jaoks? Võite alla jätta mõne kommentaari. Aga igal juhul on kõik need variandid paremad kui Eesti telekanalite säbruline pilt. No tõesti on. Nüüd, kui on olemas põhimõtteliselt kõik suured teenused Eestis, siis soovitan mõnda neist kasutada. Tunduvalt parem, reklaame pole, pilt on parem, kvaliteet on tunduvalt üle Eesti telekanalite. Proovige. Kõik head teile ja järgmise korrani.